Hei, kuidas tööturul teiste noorte eest eeliseid saavutada? See on tänase webinari nimi ja webinar toimub siis üle-eestilise noorsootöö nädala raames ja see on üks 5 webinarist, mis sel nädalal toimub. Minu nimi on Roland Toko, olen Edu Akadeemia üks asutajatest ja siis selle webinari moderaator. Küsin küsimusi meie toredatelt külalistelt ja mul on väga hea meel tutvustada meie webinari külalisi. Minuga siin on Maivi Liiskman. Tere, Maivi! Tere! Maivi on Võru noortekeskuse juhataja ja veel on siin erikülalisena armastatud näitleja ja laulja Saara Kadak. Tere, Saara! Tšau! Tšau! Mis me sellel webinari teeme? Räägime täna vabatahtlikust tööst ja sellest, et kuidas see sulle eluks kasulik võiks olla ja kuidas see kasuks tuleb. Ja ühtlasi on meil käima tõmmatud selline võistlus nimega School 2018, milles võivad osaleda nii õpilased kui ka varem kooli lõpetanud. Ja kui sa, ütleme siis, annaksid endast märku ja võib-olla esimene üleskutse kohe olekski see, et pane kirja, et kus koolis sa käid, kui sa käid koolis praegu, või kus koolis sa käisid, kui sa oled selle juba varem lõpetanud. Ja siis miks seda teha on see, et see kampaania nimega School 2018 ehk siis Super Cool 2018 raames anname siin noorsootöö nädala lõpus ära terve hulga auhindu nendele inimestele, ütleme siis kõigile, kes on aktiivsed ja teiseks siis, kes on kõige rohkem kus koolist või siis kooli lõpetajad. On siis nad võid olla ka vabalt ka üliõpilane või osaleda mõnes noorteorganisatsioonis, aga kui sa mingi kooli oled kindlasti lõpetanud või käisid kuskil koolis, siis anna märku, kus koolis sa kas käid praegu või mille sa oled kunagi käinud. Ja jaga seda, ma panin siia selle postitusega, jaga seda webinari linki oma koolikaaslaste või sõpradega ja kutsu nad ka osalema, siis on rohkem, siis on võib-olla võiduvõimalus suurem just sinu koolil või selles koolis, kus sa käisid ja tervelt 5000 euro eest anname selle nädala jooksul auhindu ära selle nädala lõpus siis nii nendele, kes siis osalevad kõige rohkem, kui sa oled aktiivne, ehk siis küsi ka küsimusi selle webinari käigus, anna endast märku ja lõpus loosime ka mõned ägedad auhinnad ära. Nii, et lähme siit teema juurde, vabatahtlik töö. Ma vaatasin, uurisin sellist asja, et öeldakse, kuskil oli kirjas, et iga 3. eestlane panustab vabatahtlikuna, mis minu jaoks tundus päris huvitav, aga noortel on kindlasti see küsimus üldse peas, et miks peaks üldse vabatahtlikuna kuskile panustama, miks peaks tegema vabatahtlikku tööd, sest et me tegime küsitluse ka just siin, kus on 2000 noort vastanud ja üks olulisemaid teemasid, mis läbi käis, on raha teema, et ikkagist oleks raha juurde vaja ja see on just sellest õnnelikust elust praegu puudu. Aga Maivi, võib-olla sa alustad, et miks peaks üldse vabatahtlikuna midagi tegema, täiesti tasuta? Tere ka minu poolt kõigile uuesti ja toredat ja lustakat noorsootöö nädalat. Jah, alati võib küsida, et miks peaks tasuta midagi tegema, et küll aga võiks vastu küsida, et miks mitte. Ja tegelikkuses vabatahtlikkus annab sulle endale niivõrd palju juurde ja sa saad õppida nii iseennast tundma, kui minna juba vabatahtlikkuse poole pealt välismaailma, siis ka muid riike ja nende kultuuri tundma. Aga jah, just, miks mitte ja miks mitte alustada üldse vabatahtlikkusega just nimelt oma kogukonda panustamisel. Ehk siis otsida üles need kohad, kus ma saan midagi ära teha oma kogukonnas, ehk siis oma kodulinnas, oma kodu väikses külakeses või siis kuskil pool juba suurtemates üritustel kaasa lüüa ja tunda ennast väärtusena, tunda endas seda, et ma saan midagi ise ära teha, mis on ülioluline, et minu jaoks või üldse, kui me noortega räägimegi, siis alati ma tuletan meelde, et ma peaks alati mõtlema, et just mida mina saan panustada või mida mina, ehk siis muutused algavad meist endist. Saara, mis sa arvad, miks peaks üldse tasuta midagi tegema? Vabatahtlik.
ma mäletan seda, et kui mina gümnaasiumis käisin, siis minu tutvusringkonnas oli hästi populaarne teema miskipärast 10 aastat tagasi ja tundub, et ka siiamaani on, et päris paljud minu tuttavad kas olid plaanis minna kuskile vabatahtlikuks või olid juba vabatahtlikud kuskil või siis olid just tulnud, eriti just nagu ma mõtlen välismaalt. Ja kui ma lõpetasin gümnaasiumi, siis oli ka minul variant, et kui ma Viljandisse teatrikooli sisse ei saa, siis olid mul juba paberid nii-öelda põhimõtteliselt valmis, et kas kirjutada alla, et ma lähen ka Itaalia vist oli Sitsiilia, Itaalia, midagi sellist vabatahtlikuna tööle sinna. Sellepärast, et see tundus hea mõte aasta aega korraks sellest õppimisest aja maha võtta, teha mingit tööd ja mul on selle eest tagatud elamine ja vist ka toit, kui ma ei eksi. Ja ma saan keelt harjutada, mis iganes keel siis on, inglise või kus iganes. Ma saan sotsiaalseid oskuseid ja võimeid arendada, inimestega suhelda, teha mingit tööd, mis tundub mulle kihvt ja äge, seda siis harjutada, vaadata, kas see mulle toimib, kas see mulle sobib, kas minna seda võib-olla edasi õppima. Sest et hästi kurb on see, kui noored gümnaasiumi lõppedes justkui on kõigil pinge, et peab minema ülikooli, oi, ja siis minnakse midagi suvalist lihtsalt õppima. Ja siis õpitakse seda 1, 2 või 3 aastat ja pärast saadakse aru, et issand jumal, see tegelikult mulle üldse ei sobi ja mind see üldse ei huvita ja siis on, alustatakse justkui otsast peale ja minnakse ikkagist lõpuks midagi uut õppima. Et see on hea võimalus. Et neid vabatahtlikuid töid on hästi erinevaid. Ma mäletan seal sõprade seas oli kas või see, et kilpkonnade mingisugune, keegi käis, aitas, ma ei tea, mis selle töö nimetus täpselt oli, et ühesõnaga aidata kilpkonni merre ja kuidagi seal mingid siuksed asjad, kas või alates see. Ma mäletan, et minul oli mingi noortega tegelemine ja kultuur ja mingisugune noorsootöö tol hetkele. Mõtlesin, et vastaks kohe ära sellele küsimusele, mis oli meil selle webinariga pealkiri, et kuidas võib-olla selline vabatahtlik töö siis ikkagist aitab ka tööturul teiste noorte eest eeliseid saada, sest see oli ka, kui me seda küsitlust vaatasime, siis väga paljud noored ikkagist tõid välja, et nad tahaksid endale leida sellist sobivat töökohta või leida seda oma nii-öelda teed on ju, või siis lihtsalt, et saada niisugust kindlat ja tasustatud head töökohta, aga kuidas nagu vabatahtlik töö ja selle tegemine võiks kaasa aidata sellele ja kuidas see looks eeliseid teiste noorte eest? Maivi, kuidas sa selle osa? Selles suhtes, et kõige suurem eelis ongi see, et sa saad kõik oma tegevused tänapäeval panna CV-sse. Ehk siis mida rohkem sul seal kirjas on, kus sa oled kaasa löönud erinevates tegevustes või siis käies siis välisvabatahtlikus, sa kirjutad selle kõik oma CV-sse, tööandja saab seda vaadata, kaaluda ja just nimelt see annabki sulle väga suure eelise teiste noorte ees, kellel pole sellist võimalust olnud. See on selline suurem eelis. Ja, väga õige. Ei, mul tuli ka enda siis nooruspõlv, selles mõttes ma olen ikkagi noor, aga natuke noorem, kui ma olin. Et siis oli ka see CV tegemine põhiasi ja hästi hea on, kui sul on seal võimalikult palju kirjas ja et sa oled tubli, asjalik noor, et sa oled juba teinud mingisuguseid kas või väikeseid asju, osalenud mingites väikestes asjades ja juba kui see on kirjas, siis tööandja näeb, et sa oled väga tubli, sa oled asjalik, sa oled teinud, sa oled kogenud. Ja siis see innustab teda sind tööle võtma rohkem. Ja. Aga jah, ma arvan väga head põhjused. Ma olen, et siin juba aktiivselt küsivad ka noored, ma seda on hea meil näha. Triinu küsib, et kas vabatahtlik töö annab ka selle tegijale midagi inimesena juurde. Ma arvan, et see oleks võib-olla hea koht, kuhu edasi minna. Et üks pool on võib-olla see, et sa saadki tõesti selliseid töökogemust, mis on jällegi väga hinnatud. Kõik, kui keegi kuskile tööle kandideerib, siis ju esimene küsimus, mida tööandjad ju ka küsivad, on see, et mis su töökogemus on, mis on su varasemad kogemused, et kindlasti selle osas on see abiks. Aga sellise, et kas see on siis, ütleme siis, et vabatahtliku lähed nagu siis teed midagi ja saad küll endale CV-sse midagi ägedat juurde, aga kas see inimesena ka midagi juurde annab?
No absoluutselt, et tegelikult vabatahtlikkus annab, see on nagu ettevalmistus kogu päris eluks. Selles suhtes, et sa oled noor, ütleme, toome siis välisvabatahtlikkuse praegu nagu teemaks, et sa oled noor, sa ei tea, mis su sihid veel täpselt on, aga sa lähed nagu võõrasse keskkonda, sa õpid kõigepealt ise ennast tundma, ennast analüüsima, mis kasvatab sind tugevaks. Ja kui sa oled juba, mõtleme, et noor inimene ja läheb täiesti võõrasse keskkonda, sul pole ühtegi tuttavat seal, sa ei oska võib-olla seda kohalikku keelt ja see õpetabki sul tulema toime võõra kultuuri ja kommetega ning edaspidi sellist ka enesekindlust ja julgust panna ennast proovile ja see teeb sind tugevaks. Tohutult tugevust tuleb juurde, et mul on nagu selles suhtes mõned näited, mõned noored on rääkinud, kui arad nad olid enne, kui nad läksid välisvabatahtlikuks ja nad tõesti, neil ei olnud, nad olid sellised hallid hiirekesed, kes nagu tegid oma asjad ära, nad lihtsalt olid. Ja kui ta sai selle kogemuse, selle julguse, et astudagi täiesti võõrasse kohta, pea ees vette hüpata, et ta rääkiski konkreetselt, kuidas ta sai iseendaga kõigepealt sõbraks ja läbi selle ta tagasi tulles oli hoopis teine isik, hoopis teine, ta oli julge, ta oli avatud, tal oli nagu palju selliseid julgemaid ja sihikindlaid otsuseid juba, mis ta nüüd elus tahab või mis on tema selline kindel siht või soov, millega rohkem tegeleda. Vabatahtlikkus toob sind mugavustsoonist välja. Ehk siis, kui sa oled harjunud selle argipäevaga, mis sind iga päev nagu ees ootab, siis tegelikult see proovile panek ongi see enese ületus ja see võibki öelda, et sa oled nagu mugavustsoonist välja tulnud. Siis kindlasti annab see sulle juurde palju uusi tutvuseid, palju uusi sõpru, miks mitte ka uusi eluaegseid sõpru, kellega sa hakkad väga tihti suhtlema peale seda kogemust. Ja mis ma veel nagu niimoodi iseendale, mina küll kahjuks ei ole osalenud vabatahtlikus kuskil välismaal, millest mul on ääretult kahju, sest see keelepraktika, mis sa seal saad, siis see on eluks vajalik. Et sellest mina küll kadestan neid inimesi, kellel on olnud võimalus käia ja olla pikalt vabatahtlikus teenistuses. Kuid see avardab ka sinu silmaringi, teeb sind selliseks teadlikumaks. See oleneb muidugi sellest tõepoolest, et kuhu või millisesse organisatsiooni sa satud, kuid see, kuhu sa ka minna tahad ja soovid, see on kindlasti sinul ka palju ise enda teha, ehk siis natukene taustatööd teha, et mis keskkonda sa üldse lähed. Et sellised põhilised asjad, aga kindlasti kasvatab see sinus sellist isiksust tuleviku eluks, päris eluks, mis siis saama hakkab peale kooli. Väga hea, korralik nimekiri, väga hea. Aitäh, annab nii mõndagi. Saara, on sul midagi lisada siia? See oli väga ilus kokkuvõttes. Täpselt minu sõnad või selles mõttes, et mul ei ole siin midagi lisada ja isegi mõtlen, et võib-olla oleks tore olnud see kogemus eluks. Kellel vähegi on see mõttes, tehke ära kindlasti, see annab väga palju kõike seda, mida Maivi just mainis. Et jah, mul selle jutu taustal tuli miskipärast teeme ära see samune koristuse aktsioon meelde, mis ei ole selles mõttes vabatahtlik töö, et me saame, miks inimestele see meeldib, ongi just see, et sellel on mingi reaalne tulemus, me kõik tunneme mingit sellist kogukonna tunnet, me teeme midagi ära, midagi muutub paremaks. Aga see on natuke seotud ka selle vabatahtliku tööga, mida noored teevad või lähevad kuskile, et samamoodi ma suhtlen ja ma teen midagi ära ja ma saan kõiki neid toredaid asju, mida Maivi just mainis, et ma ise muutun kuidagi moodi emba-kumba pidi, mine tea, mis minus avaldub või avalduda võib.
et ma arvan, see on väga kasulik. Aga nii, et kui mõtled, kas minna või mitte vabatahtlikuna, siis tasub minna, sest muidu pärast pead kahetsema nagu Saara jah. või nagu Maivi välismaale mineku osas. Kui vähegi võimalus on, siis kindlasti see väliskogemus, ma ütlen ise, et ma ei ole ka vabatahtlikuna käinud, aga ma olen hästi palju välismaal käinud nii koolituste kui ka muul põhjusel tööalaselt, siis see on hästi palju minu jaoks ka silmaringi avaldanud ja uusi võimalusi avanud. Aga Siim küsib huvitava küsimus, et kui me rääkisime sellest tööandja teemast ja kuidas sul töö jaoks eeliseid võib anda, siis ta ütles, et aga kui tööandjat ei huvita sinu varasemad vabatahtlikud tööd, et tal on kogemus, et noortele e-spordi ürituse korraldamine, kus tööandja vastas, et sellega saab iga 5 aastanegi hakkama. Et mis sellises olukorras, kui keegi sulle ütleb, et tore küll, et sa oled siin käinud tegemas midagi, aga sellest pole meie jaoks kasu. Võib-olla seal tulekski lisaks selgitada, et kui teile tundub, et teie jaoks ei ole nagu kasu, siis mina olen nagu sellest väga palju õppinud ja saanud oma kogemuse antud asjadega siis, kus ma siis olen osalenud. Et selles suhtes loomulikult inimesed on erinevad. Me ei saagi öelda seda, et me oleme kõik ühe vitsaga löödud, et selles suhtes me peame aru saama või endale teavitama, et mitte võtta seda isiklikult ja aru saada sellest, et inimesed on erinevad. Naeratada, olla rõõmsameelne ning öelda, et selge, see on teie arvamus, aga mina olen sellest väga palju õppinud. Jah, väga õige. Tahad sa midagi lisada, Saara? Väga õigesti öeldud. Ma arvan, et kui see CV oleks lihtsalt valge blank või siis võrrelda sellega, et seal ikkagi midagi on kirjas, siis ma arvan, et tööandja ikkagi vaatab ja mõtleb sellele. Ma lisaks juurde seda, et siis kui see tööandja seda ei väärtusta, siis võib-olla see ei ole õige tööandja sinu jaoks. Võib-olla ka see. Sa tahad ikkagi tõenäoliselt teha tööd ja teha selliseid asju, mis sulle korda lähevad ja kui see inimene, kes sind tööle võtab või see, kus sa seda tegema hakkad, ei väärtusta seda sinu oskuseid, sinu kogemust, siis võib-olla see ei ole sinu jaoks. Nii et ma arvan, et see on ka. Aga lähme siit edasi selle juurde, et kuidas ikkagi siis nüüd, kui nüüd on huvi olemas, siis millised on üldse võib-olla nagu need erinevad variandid või võimalused vabatahtliku töö tegemise osas, et siin tegelikult juba on veidi läbi käinud ka, et see vabatahtlik töö võib olla täiesti seinast seina, et mis see vabatahtlik töö nagu selles kontekstis, mis need võimalused või variandid siin üldse nagu on nagu selles osas, et äkki Maivi sa selle osas natukene tood välja nagu variante ja mis siin alla kategoriseerub? Selles suhtes, et kõigepealt peabki mõtlema, et kas see vabatahtlik töö, kas ma teen seda Eesti-siseselt, on ka võimalus, et näiteks Võru noored või keegi läheb hoopis Narva või kuhugile mujale poole midagi tegema ja see ei pea olema ka selles suhtes tänapäeval enam, et ainult noortel on see võimalus, kuid vabatahtlikud saavad olla teha ka kõik, kes seda soovivad teha. Kuidas? Ei ole, vabatahtlikult ei ole vanusepiiri, küll aga välisvabatahtlikul on vanusepiir, et vot sinna ei saa nagu minna, et sinna käivad ikkagi vanuses noored, teatud siis vanuses, sest Euroopa Liidus on ju, kui meil Eestis noor tähendab seaduse järgi 7–26, siis mõnes Euroopa riigis võib see olla kohati erinev. Et mõnes kohas loetakse ka 29 või 30 nooreks, et selles suhtes. Ja kui sul tekib tahtmine minna või tegeleda vabatahtlikkusega, siis esimene asi tavaliselt guugeldatakse, mis sulle sealt annab ja nii edasi. Ja kindlasti, kui sa üldse hakkad uurima või sul selline mõte tuleb ja olenevalt, mis siis noore eas sa oled, siis esmaselt ma soovitaksin pöörduda näiteks kas koolihuvijuhi juurde, kellel on absoluutselt teadmised või ta siis uurib järgi, kus võimalused on. Kõik noorsootöötajad on sellega kursis, et kus kohas või kes tegeleb parajasti EVS-idega ehk siis välismaa vabatahtlikega, kas siis tulevad siiapoole või siis kas on siis
vastuvõtvad organisatsioonid või siis saatvad organisatsioonid. Ehk siis näiteks Võru noortekeskuses on nii on siis Võru noortekeskus on siis vastuvõetav organisatsioon kui ka saatja organisatsioon. Et praegu me kahjuks ei ole küll tegelenud projektidega, mis saatnud oleme noori siin kohas kuhugile mujale, kuid aeg näitab, küll me jõuame ka seda teha. Aga me teeme ka koostööd siin Võrumaa, ma saan rääkida hetkel ainult Võrumaa näitel, sellepärast et ma ise olen siit samast ja rääkida nagu oma kogemusest, siis meil on siin naabrid, kes tegelevad aktiivselt ka saatmisega. Ehk siis kui meie hetkel, näiteks meie juurde pöördub noor, kes soovib kindlasti kuhugile poole minna ja meil parajasti ei ole ühtegi käimasolevat projekti, mille käigus me saaksime seda noort saata, siis me esiteks ongi see, et me saame otsida koheselt lahendust, kas siis oma naabritelt või pöördudagi siis näiteks sihtasutus Archimedese noorteagentuuri ja küsida, kas on kuskil praegu käimasolevat projekti, kus siis noor saaks osaleda. Ma väga kiidan sihtasutus Archimedese noorteagentuuri, kes on hästi-hästi sõbralikud, väga sellised suunavad ja õpetavad, kuidas ikkagi kõik need võib-olla algselt mitte nii perfektselt, et kõik ei tule alati väga hästi koheselt välja, siis nad on hästi hea tugiisikud, kellelt saab alati nõu ja jõu, et kuhu poole kiiresti nagu pöörduda, et siis täita oma soovi. Ja nii see on. Ja sealt see väike lumepall veerema läheb. Ehk siis kõigepealt noored pöörduge oma kohaliku noorsootöötaja juurde. Kui teil seda parajasti ei ole, siis pöörduge kooli ja saate vajamineva info kätte ja teid suunatakse täpselt sinna, kuhu siis on vaja suunata, mis on teie soov. Ehk siis noored täht. Ja muidugi käib noortekeskuste kaudu ka väga palju infot, et kui kuskil pool vajatakse või on käimasolev projekt ja noor on hüpanud alt, ehk siis ta on muutnud ikkagi oma mõtteid, et ta ei ole ikka nii julge veel ja ta ei soovi minna. Neid juhtumeid on, kus pöördutaksegi üksteise poole, et kas teil on mõnda noort, kes sooviks osaleda selles või selles programmis ja nii ka see kiire info levib. Et selliseid võimalusi kasutada. Et meil endalgi oli siis põhimõtteliselt, otsisime ka endale välisvabatahtlikku, väga pikalt läks ikka, me ei olnud arvestanud sellega, et see võtab aega kuid ja mis tõttu ka meie projekt liikus edasi ja lõpuks me leidsime ja meil on praegu siis kohal vabatahtlik Itaaliast, Eleonora, kes põhimõtteliselt nädala pooleteisega tegi selle otsuse, et nüüd ma tulen. Et selline hästi vahvalt, et meil oli enne seda väga palju äraütlemisi, aga see lõpplahendus oli nagu väga hästi. Et nii see pallike veerema läheb. Aga jah, info osas ma toon lihtsalt selle mainin ära, et tegelikult ka need webinarid, mis siin toimub täna ja selle nädala jooksul, noorsootöö nädalal, on tegelikult suuresti seetõttu, et sellest aastast esmakordselt enam seda noorte messi nimega T-Viit ei toimu, mis on 20 aastat toimunud ja tegelikult see kolibki nagu oma teadmiste ja infoga ka interneti avarustesse ja tegelikult need samad webinarid, see, mida sa praegu vaatad, on ka osaliselt see, mis läheb ka hiljem T-Viida lehele üles ja tegelikult tviit.ee saab olema ka selline üleüldine nagu infokeskus, kus nagu leida infot erinevate asjade osas, on see siis nii vabatahtlikuks minemine kui ka noorteprojektide ja keegi siin küsis ka, mis asja, õpilasvahetuste ja selliste asjade kohta ka, et kõige selle kohta tegelikult tviit.ee hakkab ka rohkem ja rohkem infot olema üleval, nii et sinna tasub ka minna vaatama. Aga ma vaatan, et meil siin küsitakse, tegelikult ma võtan, Lotta küsis seda, et kui on soov minna vabatahtlikuks, kas peab olema teatud tasemel õpilane või võetakse kõiki? Kas peab olema mingisugune tase saavutatud milleski või on see nagu suhteliselt vaba? Kui on koolidel koolivahetusprogrammid,
siis kindlasti on see koolide siseselt kuidagi kokku lepitud, et seal ikkagi need eeskujulikumad ja noored, ma arvan millegipärast, muidugi selles suhtes ma ei tea täpselt, et kindlasti on erandeid, et aga üldjuhul, kui sa oled ikkagi kooli ära lõpetanud ja sa mõtled, et sa teed endale ühe vaheaasta või kui sa otsustad näiteks, et sul on keskkool, praegu sa teed keskkooli ja sul on nagu kõik täiesti selline, et sa oled kuidagi sellises oma seisundis, et sa tahaksid endale nagu stopp, peatus, laske mul natukene mõelda olla, siis tegelikkuses ei ole seal küll mingeid kriteeriumeid, et sa pead olema eeskujulik õpilane või lõpetanud, näiteks gümnaasiumi lõpetanud ainult puhaste viitega, et kohe kindlasti mitte. Et seal on ikkagi see organisatsioonide vaheline suhtlus käib ju tegelikkuses niimoodi, et me vahetame andmeid, me näeme noore CV-d, mis talle meeldib, mis talle ei meeldi, kuidas ta ennast kirjeldab seal ja siis on ju Skype'i vestlused. Et see ei ole päris lihtsalt, et sa näed paberit ja paberi järgi otsustad, vaid sul on võimalus ka Skype'i vestlused läbi viia ja ka rääkida, küsida küsimusi, küsida lisaküsimusi ja kui sa näed, et vot see inimene on just, keda me sooviksime oma asutusse või siis ja täpselt nii ongi, et kõik need võimalused on olemas ja kohe kindlasti ei ole nii, et kui sul on mõni 3 sinna juhtunud või rohkem 3 kui 4, no las ta siis olla. Järelikult peab see nii olema, et see ei ole mitte mingisugune selline, et see nüüd eluks ajaks lõikab sul need rahuldavad hinded, kõik enam sa ei saa milleski osa võtta. Aga inglise keelt vist peab oskama. Ja inglise keel on hea, kui sa seda oskad, kuid kui sul on ka algteadmised, siis praktika teeb oma töö ja praktika käigus sa saad, tulevad sul need oskused ka, et küllalt on olukordi, kus pannakse sildid, tass, mis iganes, eks ole, et ja niimoodi selle läbi õpitakse keelt, et isegi see keeleoskus ei pea olema mis hea. Loomulikult sul on endal lihtsam, kui sa oled juba selles arenenud või õppinud ja siis küll, aga üldjuhul ikkagi annab ka vähene sulle võimaluse. Aga räägime sellest, et kuidas minna välismaale just vabatahtlikust, seda meil ka siin päris palju küsitakse, et Lotta Maat siin on küsinud ja siin on selle teema osas käinud veel erinevad inimesed on toonud neid küsimusi välja siin, Milena ja tegelikult on see niisugune väga nagu populaarne, et just, et kuidas siis ikkagist, kui ma tahaks välismaale minna vabatahtlikust, et nagu tegema peab selle jaoks. Tegelikult peaksidki noored otsima üles organisatsiooni, kellel on siis, kas siis see ei pea olema isegi niimoodi, et näiteks Võrumaal on ainult Võrumaal saatvad organisatsioonid, vaid ka üle-eestiliselt pöördutakse, nagu ma enne ütlesin, et pöördutakse noortekeskuste poole, et kas teil on selles vanuses noori, kes oleksid huvitatud minema välismaale, välisvabatahtlikuks siis teatud perioodiks. Perioode on erinevaid, perioode on lühike periood ja on pikk periood, et sa ei pea valima ka kõige pikema esialgu, kui sa ei julge, sest lühikesi perioode läbides, kui ma nüüd ei eksi, ma loodan, et ma ei eksi, on sul võimalik vabatahtlikust välismaal teha mitu korda. Kui sa oled pikal perioodil ehk siis 9-10 kuud või kuni aasta, siis see on küll nüüd, et saad nagu üks kord nagu läbida sellist vabatahtlikkust siis läbi projektide. Aga ma loodan, et ma nüüd ei eksi, sest ma seda ei kontrollinud üle. Et nii ongi ja tuleb otsida organisatsioon, mis tegeleb vabatahtlikkusega, ehk siis on tal siis saatev või siis, eks ole, peab olemagi saatev see luba, et sest seda ka et seda luba väljastatakse ka organisatsioonidele erinevalt. Ehk siis see ei ole nii, et täna mina otsustan, et hakkan tegelema välis- või saatvate organisatsioonidega ja hakkan noori siia-sinna saatma, vaid see on ikkagi
tuleb teha organisatsioonidele akrediteeringud ja tõestada, et te olete ikkagi valmis võtma või siis saatma neid noori, et kindlasti on need usaldusväärsed ja et mida saab usaldada ja kuhu minna. Et tuleb otsida organisatsioon, rääkida, et mul on soov minna. Kui ei ole koha peal, siis kindlasti ma soovitan küsida infot, kelle poole ma peaksin pöörduma või kuhu poole, või siis ka võib otse uurida noored.ee kodulehekülje pealt. See on ka siis sihtasutuse Archimedese koduleht, kust on ka tegelikult info leitav. Ja kui vähegi võimalik, siis kui leiab inimesi ja noori, kes on käinud, siis ka nendega ühendust võtta ja uurida ja rääkida, kuidas neile meeldis. Et see... Saara, kus sa ise seda info said, kui sa ise nagu seda kunagi sa ütlesid, et sa ei läinud küll, aga sa olid nagu põhimõtteliselt nii-öelda plaan B nii-öelda oli see, et sa oleks läinud, et kus... Vabandust, mul natuke hakib praegu. Küsi uuesti, palun. Kui sa ise olid planeerimas välismaale minna vabatahtlikuna, siis kus sa ise infot said ja mis sa selle jaoks tegid? Et mis ma tegin selle jaoks... Kui sa ise oli sul mõte sinna välismaale minna ja sa nagu kandideerimise tegid, et... Jubedelt hakib, aga ma enam-vähem aiman, mida sa küsid. Vist. Oota, küsi uuesti, vabandust. Et kui sa ise planeerisid minna... Kuulen natuke halb. No, nii kuulen. Nüüd kuuled, et sa planeerisid ise minna välismaale vabatahtlikuna? Natukene. Okei. Ma võtan selle küsimuse üle, kui läheb... Ma ei või seda kuuled. Aga lähme siit praegu edasi, et mis on veel küsitud, on see, et mis on ühelt poolt on see, et räägitakse hästi palju, et see välismaale minemine ja vabatahtliku töö tegemine välismaale, et see on nagu väga positiivne ja väga hea ja nii edasi. Aga küsimus oli see, kus see küsimus oligi, et mis on nagu ohud, kui selle välismaale vabatahtlikuna minemise juures, et kas on ka mingisuguseid ohukohti, mis võib selle juures, mida peaks silmas pidama? No selles suhtes absoluutselt igasuguste toredate asjadega käib ikka käsikäes ka mõned ohud. Ehk siis alustame iseendast. Võib-olla ma jään haigeks. Võib-olla mul tuleb nii suur koduigatsus, et ma ei tule sellega toime. Küllalt on katkestatud seda välismaal olemist, siis võib-olla näiteks eriti võin tuua, kui soojalt maalt tuleb külma kliimasse noor ja ta ei kohane. Kohanemisraskused võivad tekkida. Võib-olla sa ikkagi alguses sa ei saa nii palju suhtlema sealsete inimestega ja see tekitab sinust sellist lisastressi. Loomulikult tuleb teha eeltööd, et ohtusid maandada natukene selle kodukohaga, kuhu sa lähed. Mis sind seal ees võib oodata? Missugune on see kliima? Missugused, väga super oleks, kui sa natukene teed ka taustatööd, mis on selle maa kombed, traditsioonid, et sa päris selliselt, et sa natukene ikkagi uuriksid seda tagatausta ka, kuhu sa lähed. Ja võib-olla siis ka, mis on näiteks aktuaalsed teemad, sõjaolukorrad ja nii edasi, et sa pead ikka enda selliseks ohtude maandamiseks tegema natukene taustatööd ja tõepoolest, võib-olla tulebki mingi terviserike, sa ei tea seda kunagi ette ja me ei saa muidugi niimoodi ka mõelda, et nüüd me seda teha ei saa, sellepärast et kindlasti mina soovitan proovida ja olla julge ja teha
samm, et vähemalt katsetada, et sellepärast, et ohud on igal pool, et aga minna nendest ohtudest üle või väikeste põrgetega hüpata niimoodi, siis tegelikult see annab lõpptulemusel ikkagi väga palju juurde. Ja kui üleüldse vabatahtlikkusega, mitte just, ma ei räägi nüüd ainult nagu välisvabatahtlikust, millegipärast see on noortele põnevam ja eksootilisem. Ikka ju me kõik tahame reisida, on ju, kellele ei meeldiks reisida. Ma arvan, et enamusele inimestele meeldib reisida, aga võib-olla alustada väikestest sammudest ikkagi selle vabatahtlikkusega kogukonda panustades ja sealtpoolt samm-sammult edasi liikudes, ehk siis tegelikkuses teadlikult teada juba, mis see vabatahtlikkus on. Et loomulikult projektide ja programmidega ikkagi makstaksegi on ju toitlustuse raha ja et sa päris ei pea oma ressurssidega sinna nagu minema, et see käib kõik läbi projektide. Ja need on nagu kuskil pool juba, eks ole, seatud, siis nii ta on, et ohud on igal pool, aga mina soovitan teha ikkagi eeltööd ja sellest ei juhtu ka mitte midagi, kui sa mingitel põhjustel pead katkestama. Et sellest ei juhtu ju tegelikkuses mitte midagi suurt. Loomulikult on positiivne nii projekti vedajatel ja tegijatel ja analüüsides kõike seda pärast kokkuvõttes, et kuidas ja millega ma hakkama sain, aga samas jah, nii on. Ma tahtsingi küsida just, et kui ma olen lubanud ennast a la 10 kuud kuskile siis midagi tegema, et ma põhimõtteliselt, kui midagi on, kui see mulle tõesti ei sobi, et ma võin siis katkestada. Ja ikka, see tuleb läbi rääkida kõikide osapooltega, ehk siis ka loomulikult rahastajatega, aga on selliseid juhtumeid ja on saadud ka täiesti asemele, et üks noor ei kohanenud ära meie külmas kliimas, midagi teha ei ole, mitte midagi teha ei ole, et ei tulnud toime ja teine asi, millega on raske kohaneda, on suurtes linnades tullakse väikestesse kohtadesse, aga ei kujutata ette, et see on nii imepisike, et nagu nii külg küljega koos. Ja ma ei oska, ma ei saa kohaneda, et minu jaoks on see liiga ahistav, minu jaoks on see liiga väike koht ja muidugi meie kogemus on nagu näidanud, kus siis on tulnud siis naaber noortekeskused appi ja on ka seda vabatahtlikkust kaasanud oma tegevustesse või oma tegemistesse. Ehk siis laiendanud natukene seda territooriumit sellele vabatahtlikule ja ta on kohanenud, ta on tundnud ennast väga hästi ja on nagu otsustanud jääda. Aga on tulnud ette vahetusi ja tegelikkuses see tõepoolest see ei too mingit trahve ja asju, kõik on läbirääkimiste küsimus ja lihtsalt, sest peamine on ju tegelikult ka see, et me kõik oleks õnnelikud, me kõik oleks rahul ja et vabatahtlik, ükskõik, kas sa oled siis Eesti noor välismaal või välismaa noor Eestis, sul peab olema siin hea, sa pead tundma ennast siin koduselt ja meie, kes me oleme vastuvõetav organisatsioon, peame looma selleks absoluutselt kõik tingimused, et sul oleks siin hea ja sa tunneksid ennast hästi ja kui sa ära lähed, siis sa tahad meile igal juhul tagasi külla tulla koos oma sõpradega. Ja selle vist kehtib see sama, et alguses ei saa vedama ja pärast ei saa pidama, et algus ongi raske. Täpselt nii. Saara, ma vaatan sulle nüüd, et oleme ilusti nüüd ma kuulen sind. Enne küsisin seda, et mis sinu kogemus oli siis, kui sa sinna kandideerisid kunagi või kas sa üldse nagu selle kandideerimise osa tegid ära või kus kohas sa infot otsisid, kui sul oli see plaan B nii-öelda minna välismaale vabatahtlikuna ja kas sa ka uurisid selle kohta, et mis on mingisugused ohukohad ja nii edasi või kuidas sa ise seda taustauuringut tegid? Ma selles mõttes ei jõudnud nagu täiesti nii kaugel, et ma umbes olingi, et kohvrid pakitud ja hakkan minema. Mul lihtsalt oli tutvusringkonnas või sõprusringkonnas olid väga paljud vist minemas või mingid paberid levisid ja jutud levisid ja Kullo üks siis teatri näiteringi juht
seal rääkis meile kõigest sellest ja keegi, kes oli käinud, rääkis sellest kõigest ja siis see tekitas lihtsalt huvi ja midagi ma otsisin interneti kaudu. Ma ei mäleta, see oli tõesti 10 aastat tagasi, et jah, kuidagi suusõnaliselt levis kõik hästi palju. Leiab info elus, kui on vaja. Ja. Maivi, ma praegu ei kuule sind. Et meie oleme ka kasutanud seda meetodit, et me oleme kutsunud rääkima neid noori inimesi või kes on tegelikkuses juba natukene vanemad oma kogemusest noortele, mida ta on seal õppinud, mida ta tegi, kus ta käis, et seda elu ja kuidas ta seda rääkis, kuidas ta nende noortega seal Aafrikas seda tööd tegi ja näitas nagu piltlikult kõike fotodel ja siis tõepoolest noored on tõesti, see on võimalik. Et nad saidki selle aha-efekti või sellise väikese pisiku, et võib-olla tulevikus lähevad ka ja proovivad, et just noorele. Maivi küsiski, et kas on mõni näide sul mõnest noorest ka, keda sa tead, et on käinud vabatahtlikku tööd tegemas ja see on kuidagi tema nagu sellisele tulevikule väga tugevalt kaasa aidanud, et sealt on leidnud kas siis oma nagu sellise ameti või idee või kuidagi sealt nagu liikuma saanud, et on sul mõne noore osas näiteid nagu selle osas ka? Ja minul on on ka töötanud noortekeskuses ja oli noor ja läks Gruusiasse ja kahjuks ta pidi selle Gruusia vabatahtlikkuse tee isiklikel põhjustel küll pooleli jätma, kuid see Gruusia on tema jaoks hästi oluline ja praegu ta põhimõtteliselt, kui meie olime ka hädas, ta töötab nüüd kohalikus omavalitsuses ja kui meie olime ja tegeleb ka hästi palju vabatahtlikega, on siis kas mentor või tuutor või ühesõnaga on siis nagu osa sellest ja tal on hästi palju tutvusi. Selle väikese ajaga, mis ta seal oli, ta leidis endale nii palju tutvusi ja et kui meie olime nagu hädas, et me ei leia endale vabatahtlikult, me väga-väga tahaks ja meil on juba päris kiire, siis ta ütles, et oi, pole probleemi, teeme kohe üleskutse ja et te saate selle ja et ta tekitas endale sellise tutvusringkonna, kus tegelikkuses need inimesed liiguvad ja kust liigub info inimeste juurde, kes oleks huvitatud ja tahaksid tulla siia Eestit avastama, sest juba Eestist on loodud selline tore ja mõnus koht kellelgi, eks ole, et siin on toredad inimesed, siin on väga palju võimalusi, väga palju on teha ja meie loodus ja nii edasi. Ja nüüd tahetaksegi tulla ja on tegelikkuses väga palju kontakte, ehk siis inimesed on vabatahtlikkusega loonud endale ümberringi sellise kontaktid, kellega edaspidi tööd teha ja kes tulevikus on andnud sulle ka oma töökeskkonnas, ehk siis näiteks kui sa töötad noortekeskustega või noorsootööga, lisaks on ju või koolideski, lisaks on ju väga palju Erasmus+ võimalusi, et sa tahad endale partnerit, siis see, et sa käid kuskil ja oled vabatahtlik, sa esindadki põhimõtteliselt ju Eesti riiki, sa räägid Eestist väga palju, sa näitad, kust sa tuled, mida me teeme ja lood ka Eestile, kujundad tegelikult Eesti mainet, et selles suhtes me mõtleme algselt, et mina ise, mida ma siit õpin ja nii edasi, kui tegelikult, kui me hakkame järjest suuremalt ja laiemalt mõtlema, siis me panustamegi oma kogukonda ja me näitame väljapoole, kes me oleme, mis me oleme ja mis võimalused siin on. Et see loobki eluks meeletult palju võimalusi, lisaks veel sellele, mis sa oma igapäeva töös siis teed, et kui oled sa siis kohalikus omavalitsuses mingi ala spetsialist või siis teine tuttav on mul, kes oli Itaalias aasta aega ja nüüd on ka oma eluetapis jõudnud täpselt samamoodi teises kohalikus tasandil tegevaks arendusspetsialistiks, et
et see ongi tõesti silmaringi avardamine ja kontaktide saamine, selle talletamine, kõik see käib nagu käsikäes, et tol hetkel sa ei mõtle tegelikult sellele, mis see sulle eluks võib juurde anda. Mina ka ei mõtle. Aga kui me niimoodi teeme seda rohkemat analüüsi, üleüldse tehakse vabatahtliku poole peal väga palju analüüse, räägitakse, saadakse kokku näiteks üle-eestiliselt välisvabatahtlikega, kus inimesed saavadki, ühesõnaga kõik välisvabatahtlikud Eestis saavad kokku ja räägivad siis, mis seisus neil on, kuidas nad ennast tunnevad ja mida nad siis on tegelikkuses ära teinud ja nii edasi, et omast kogemusest. See on kõik eneseanalüüs ja mis ka ju tegelikkuses vormistatakse pärast siis juhtpäässi või et see kõik läheb kuhugile poole ikkagi kirja, kui see on soov, et selles suhtes ja nii ta on. Aga jah, kas ma vaatasin Aulika küsis sellist asja, et kas on ka Eesti-siseselt vabatahtlikke projekte, mis sarnaneksid välismaa projektidele, et ei peaks rändama nii kaugele ja just neid leida. Et tõenäoliselt mingisuguseid asju ei saa sarnaseid teha lihtsalt, kuna meil looduslikus mõistes ja kõik on ju erinev, aga kas on miskit nagu mis saaks nagu, et mida saab öelda, et annaks samaväärse nagu kogemuse? Siinkohal ma ei ole niimoodi kuulnud, et välis või sise vabatahtlikel, võib-olla tõesti praegu jäävad minu teadmised lihtsalt selle taha, et kindlasti üks asi on see, et ei ole sellise sügava sisuga, ma arvan, ja kõik need ütleme eelarve pooled ja sellised suuri projekte, ma ei usu, et tehakse Eesti-siseseid, küll aga väiksemaid kindlasti, sest võin tuua oma kogemuse, kus meil oli Võrus Saagu Valgus on selline organisatsioon, mis tegeleb heatahtlikkusega ja siin käis abis Raplamaalt üks naisterahvas, kes elaski konkreetselt, ma ei mäleta, kas see oli 3 või rohkemat kuud, ta elaski meil Võrus ja aitaski selle organisatsiooni tegevusele nagu kaasa. Et see hakkab tulema ka Eesti-siseselt, aga ta ei ole nii suuremahulised. Et kasvavad trend. Aga mina arvangi seda, et üleüldse, kui mina oleks nagu noor, mina olen ka olnud nooreks ja olin hästi aktiivne noor selles suhtes, et lõin kaasa väga paljudes erinevates tegevustes. Tol ajal ma tõesti ei mõelnud, et see nüüd on vabatahtlik töö, et ma teen seda, teist ja kolmandat kooli kõrvalt või kooli alt või ja nii edasi. Aga praegu ma soovitaksin noortel mõelda selle peale, nii nagu ma alguses ütlesin, et mida ma ise saan teha oma kogukonna hüvanguks ja kuidas ma saaks panustada algselt oma kogukonda ja kui ma olen sealt juba väikese sellise ampsu suhu ära saanud, siis vaataks nagu väljapoole piiri ka, ja üldse ei pea tegelikult selleks kaugele minema, et meil on praegu me teeme mitte väga tihedat, aga oleme kokku sattunud ka vabatahtlikuga Lätist, kes tegelikult meil on siin väga lähedal see Läti piir, eks, et Läti noorega, kes tuli Eestisse vabatahtlikuks ja tegelikkuses ta tegi oma tööd ja kõike nii südamega, et ta ei tahtnudki, ta tahtiski oma tegemisi, ühesõnaga ta kolis ära siiapoole ja praegu tegeleb asutuses niimoodi, et organiseerib juba ise siin meil Eestis veel välisvabatahtlikke siia. Et hästi-hästi põnev ja hästi toredad inimesed, et jah. Milena küsis veel sellist asja, et kas on võimalik ise algatada vabatahtlikke töid ja kui jah, et siis kuidas ja kus saaks abi organiseerimises, et ma arvan, ka see on väga hea küsimus, sest et kui seda sobivat asja ei ole, siis miks mitte see ise luua? Absoluutselt. Et kui sul tuleb mingisugune idee, noorsootöötajad on tänapäeval ju, kõik me oleme selleks siin, et teostada noorte ideid ja meie kõige suurem rõõm ongi see, et kui noor tuleb meie juurde ja räägib oma ideest, mida ta tahaks teha,
või kui tal on väike idee sähvatus, aga ta ei tea, kuidas ta seda realiseerida saaks, siis tegelikkuses ongi noorsootöötajad need, kes otsivad selle sinu soovile lahenduse, et sa saaksid seda teostada. Ehk siis on siis need erinevatest erinevatest programmidest, näiteks mingid rahataotlused ja tänapäeval on väga palju projekte, ka noorte omaalgatusprojekte, mis toetavadki seda noorte omaalgatuse ideed, et see noor saaks sellise megapositiivse kogemuse nii siis algfaasis, kui kõik see teostuseni ja lõppfaasini jõuab. Ja tegelikkuses ka riikidevahelised liikumised ju Erasmus Plussi projektid, mis absoluutselt ootavad noorte ideid ja sähvatusi ja siis koos täiskasvanute inimestega need ellu viiakse. Et mina soovitan sul kindlasti, kui sul on mõni idee nüüd tärkas, et vot seda sa tahaksid teha, siis kindlasti pöördu kas kooli huvijuhi poole, tema kindlasti aitab sind. Kui sa sealt abi ei saa, siis mine noortekeskusesse noorsootöötaja juurde ja ütle, et tead, mul on selline mõte ja et palun aita mul seda teostada. Et väga-väga teretulnud absoluutselt. Jõudu! Väga hea, aitäh Mai jagamast. Ja mul on tegelikult äärmiselt hea meel näha, et meil tuleb küsimusi meeletus koguses peale, aga me peame kahjuks seda webinari siin kokku tõmbama. Ma lubasin alguses, et me anname mõned auhinnad ära. Meil on päris palju aktiivseid noori olnud siin webinaril, et aitäh teile. Kes tahaks auhinda saada? Kes ei tahaks, on ju. Ma teen nüüd niimoodi, ma ütlen 4 nime, aga ma ei ütle, mis auhinnad ma annan ja põhjus on tegelikult see, et me ei taha lihtsalt hakata siin välja tooma mingisugust konkreetset asja, kellele nagu sellist sära tuua, sest et see webinar jääb pärast ka üles ja et see keskenduks sisule, aga nendest auhindadest saab e-maili teel teada. Ja need 4 nime, kes on aktiivsed on ja kellele me auhinnad anname, on Lotta, Kaire, Liana ja Milena. Teeme väikse aplausi neile. Väga tublid, aitäh, et te olete aktiivsed olnud ja üks võimalus veel auhindu saada on see, et anna tagasisidet sellele webinarile, mida sa praegu vaatad ja ma panen üles selle jaoks sellise tagasiside vormi, kus sa saad lihtsalt kergelt klikkides ja seal on hästi lühikesed mõned küsimused, millele vastused anda ja siis on võimalik veel mõned auhinnad saada. Aga ma panin selle ülesse ja siin kohal ma tegelikult annakski võib-olla sellised viimased nagu mõtteterad veel Maivi ja Saara, et mis te veel ütleks nagu kogu selle vabatahtliku selle teema osas lõpetuseks, mida noortel veel kaasa võtta selle osas? No, ma ei tea, ma olen siin rohkem ma olen siin pigem sellises julgustavas rollis, et kahjuks ma ei ole ise kogenud just nimelt kahjuks, kuna ma olin peaaegu seda kunagi kogemas, et ma kindlasti soovitan, kellel vähegi on see mõttes, minge ja te saate raudselt positiivse elamuse ja see tuleb tulevikus kasuks. Maivi, mis? Ja mina ega Saara jutule polegi siin midagi lisada, ehk siis olge julged, võtke see otsus vastu, käige ära, aga tulge tagasi. Ja tehke kas siis enne seda või pärast seda, mõelge ka kindlasti oma kogukonnale, kuidas mina saan olla kogukonnas kasulik, et ma oleks nähtav, sest noored, ütlen teile saladuse, teie olete muutuste loojad. Et pidage vastu ja olge ägedad ja laske ideedel lennata ükskõik, missugune idee see on. Tulge noorsootöötajate juurde ja rääkige, mina julgustan teid rääkima ja üheskoos me teeme parema, ägedama, meile sobivama koha, kus olla ja elada igapäevaselt ja seda koos rõõmsa päikesega, mis siis, et ta vahepeal on pilve taga, aga teeme üheskoos ja just noored, teie olete muutuste loojad. Käige ära, aga tulge tagasi. Väga hea. Aitäh, Mairi, aitäh, Saara, oli väga tore.
ja järgmistel päevadel juba järgmised webinarid järgmistel teemadel, järgmiste külalistega. Nii et loodame teid näha jälle. Tšauki!